Tervist, mina olen Udo Sepa, Põhja-Tallinna piirkonnagrupi piirkonnavanem. Püüan teile anda lühikese kiire ülevaate sellest, et kuidas on meil läinud 2019 aasta Põhja-Tallinnas, millised on murekohad olnud, millised on probleemid olnud ja kuidas üldine elu üldse on. Et lühidalt räägin teile siis varavastastest kuritegudest, isikuvastastest, natuke liiklusest ja natuke puudutan ka alaealiste teemat. Et mis puudutab varavastaseid süütegusid, siis siin saab ainult rahul olla, et enamasti kõik on suures languses, suuri probleeme ei ole. Murekohaks on, aasta alguses olid sõidukitest vargused, kus oli tõusutrend, pandi lühikese aega toime päris mitu vargust, siis seal Pelgulinna ja siis Kalamaja piirkonnas, meie EMTi uurijate ja jälitajate tubli tööna probleem sai lahendatud ja praeguses võtmes võime öelda, et oleme täpselt samal tasemel, kus siis möödunud aastal. Mis puudutab suvist hooaega, kevadist hooaega, on iga-aastaseks probleemiks aastast aastast jalgrattavargused. Et nii sõidukite varguste puhul kui ka jalgrattavarguste puhul tahaks rõhutada inimeste tähelepanelikkusele ja sellele, et inimesed oleksid ise hoolsamad. Et sõidukite puhul alati, kui te parkite sõiduki ära kas või natukeseks ajaks oma kodu juurde või töö juurde, et jälgige seda, et te jätaks asju autosse ripakile. Et ka väiksem, tühisem, kilekotikene tõmbab kõrvali siis kui tähelepanu ja tagasi tulles avastate, et klaas on puruks, kilekott läinud. Kahju ei olegi muud kui ainult puruks löödud klaas. Mis puudutab rattavarguseid, siis hooajal, et kui te panete oma keldrisse või koridori ratta mingi õrna lukuga kinni ka veel, mõtlete, see on turvaline koht, et ärge mõelge niimoodi, et tehke kõik selleks, et pätil oleks keerulisem, raskem ratast varastada. Ja suvisel hooajal tähelepanu juhin sellele veel, et kuna see tegemist magalareooniga, Pelgulinnas eriti aknad on madalal, et kui on palav, ilusad ilmad, loodame, et tuleb ka järgmine aasta, et siis inimesed mõelge selle peale, et kui te aknaõhutus avasse jätate, et siis hommikul võite avastada seda, et kas ei ole telefoni, rahakotti, mida iganes, et alati vaadake, et aken oleks kinni, uks lukus. Põhiprobleem, mis Põhja-Tallinnas on siis vägivald, jaguneb meil niimoodi, et pea circa 60% vägivalla süütegudest pannakse toime siis eluruumis, kus on osapoolteks kas siis omavahel hõimlased või siis lihtsalt tuttavad. Mis puudutab siis vägivalla juhtumeid, et seal erilist suurt tõusu ei ole meil, on ainult kuskil seal 60 kuritegu rohkem registreeritud infoteateid, mis tulevad LSV juhtumite puhul, siis neid on omakorda rohkem kui 100 tükki rohkem. Et see tähendab seda, et inimesed rohkem märkavad, annavad teada, kas ise nende suhtes on midagi toime pandud või siis ka naabrid kuulevad, näevad midagi, märkavad, helistavad. Põhjused, miks seda olmevägivalda meil nii palju on Põhja-Tallinna erineva sotsiaalse taustaga inimesed. Siin on odavaid üüripindu hästi palju endist ühiselamute näol, on sotsiaalmajutusüksuseid hästi palju, sotsiaalmaju, linnamaju, kus on erineva taustaga inimesed paigutatud elama ja reeglina ühine nimetaja, mida võib nimetada seal vägivalla juhtumid, aga on alkohol või siis muud sõltuvusained. Põhja-Tallinnas, mis puudutab liikluspoolt, et 2019 aastal üldiselt ohtlikuid ristmike kohtasid välja pole kujunenud. Ainuke, mis silma on torganud, on see Erika tänav, kus on siis kohaliku omavalitsuse korduvalt koos istunud, arutanud ja paika pannud konkreetsed tegevused, et kuidas muuta seda siis tänavat ohutamaks. Lõpetuseks tahaks teile öelda, hooligem teineteisest, märgates abivajat, pöörduge tema poole, kas saate ise kuidagi aidata. Kui ei ole võimalus pöörduda, andke abivajast alati teada kas siis politseile või siis kohalikule sotsiaalhoolekandele, eriti siis, kui seda puudutab lapsi.